No nii, tere tulemast. Mina olen siis Maiga ja te vaatate Ma armastan elu lehe esimest vestlussaadet. Loodetavasti nüüd peaks kohe-kohe ka minu esimene vestluspartner siia lisanduma. Nagu näha, siis universum paneb meid täna korralikult proovile ja see on meil juba ma ei teagi mitmes katse, 3., 4. kindlasti. Me üritame siia laivi tulla ja siis on erinevad tehnilised probleemid. Aga tundub, et seekord vist läheb õnneks. Ma näen, Maris, et sa oled juba olemas. Ja ma püüan sind kohe siia lisada. Nii. Aega. No nii. Tere tulemast. Tere, katse 303 033. Just. No ja meid pannakse korralikult proovile. Kas me anname alla või ikka jätkame? Esimene kord on ikka see, et katsetad ja on ju, sest et läpakast ma proovisin tulla ja mul ei tulnud seda request'i. Tundub, et need request'id lähevadki kuskile hoitu teadmata ajaks. Ja nüüd ma olen siis telefonist, on ju, ja praegu on mind kuulda, aga võib-olla on vahepeal see, et ma hakin või siis mina ei kuule, seega proovime nii, et kõik on kõigile kuulda. No, loodame. Aga tere tulemast siis. Ja millest me siis täna rääkima hakkame? Jah, meil oli mingi enesearmastuse teema. Ja, meil on enesearmastuse teema. Räägime elust, armastusest, enesearmastusest ja natuke siis sellest äkki, et kuidas me sinna jõudnud oleme ja kuidas see meie elu mõjutanud on. Ja kuidas siis, kui selleni jõuda, et kuidas siis elu muutub, kuidas me siis oleme iseenda elu loojad kogu aeg tegelikult. Et tahad sa, Maris, algatuseks öelda, et kuidas sina selleni jõudsid nii-öelda selle taipamiseni, kui oluline on enesearmastus ja mis asi see üldse on? Nüüd, kui ma tagasi vaadates oma elu peale vaatan, siis minu elu ongi alles siis maagiliseks muutunud, kui ma olen saanudki kätte selle koha, et ma päriselt armastan ennast tingimusteta, olenevalt sellest siis, kas keegi teine üldse armastab või kuidas tema nagu seda mulle väljendab. Ehk siis nüüd ma olen saanudki selle eheda puhta koha kätte. Aga see on olnud nagu 2 aasta pikkune töö tegelikult, et see ei ole tulnud lihtsalt. Ja vaadates oma lapsepõlvele peale, siis ma tegelikult lapsena ei tundnud, et mind armastatakse. Ometigi minu vanemad ju tegelikult tegid oma parima. Võib-olla nad ei osanud nii hästi, nagu mina oleksin tahtnud, aga ikkagi nad tegid oma parima. Ja muidugi lapsena ma ilmselt mõtlesin, et mulle tundus, et mind ei armastata ja ma pole väärtuslik ja ma pole oluline. Ja siis ma võtsin selle sama tunde oma täiskasvanu ikka, sest tegelikult lapsepõlves mul oli enamasti selline olukord, kus mul ei olnud palju lähedust ja ma ei mäleta, et ma oleksin kellegi süles istunud ja sellist kaisutust saanud ja mul jäi nagu sellisest baasarmastusest jäi tegelikult puudu. Nüüd ma alles suurena olen nagu aru saanud, et minu tass jäi tegelikult tühjaks ja nüüd ma olengi hakanud alles siis seda nii-öelda enda sees seda kohta nagu uuesti ümber nagu uueks ehitama või nagu ümber hindama, eks ole, neid väärtusi. Ümber tegema, sest ma saan aru, et okei, lapsepõlv, sellest oleneb päris palju tegelikult meie see täiskasvanu nii-öelda põli siis on ju. Aga ma saan aru, et me saame tegelikult nii palju ise võttes vastutuse ise oma elu eest, saame nii palju ümber korrigeerida ja justkui uuesti nii-öelda ümber ehitada, et me tunneksime ennast armastatuna ja me tunneksime ennast väärtuslikuna, sest et ma hästi tihti tegelikult elasin selliselt,
kui ma väliselt tunnustust ei saa, siis ma tundsin, et ma pole väärtuslik. Kui keegi mulle ei ütle häid sõnu, siis ma ei ole oluline ja et alles siis, kui keegi mind tunnustab, et siis ma saan ka tunda, et mina olen armastatud. Et ma hästi terve elu panin sellise ootuse ja lootuse justkui välisele, et kui mina olen teistele oluline, et siis ma võin tunda ka seda kohta, et ma olen ka endale oluline. Ehk siis ma panin kogu selle fookuse ja lootuse välisele. Et kui keegi teine mind armastab, et siis ma äkki võin ka ennast armastada. Aga ma täna saan aru, et see on nagu totaalne ummik, lõks ja auk, kui me jääme nagu lootma selle välise peale, et kui tihti ma tegelikult proovisin alati kõigile meeldida, olla meele järele, et olla see tubli, pai, armas laps, et saada armastust ja kiitust. Ma proovisin seda kogu aeg nagu igal võimalikul moodusel välja teenida ja siis ma ei olnud endaga ikkagi veel rahul, sest mulle kogu aeg tundus, et ma ei ole ikka endiselt piisav. Ja selline võitlus või selline sisemine rahulolematus oli pidevalt aastast aastasse ja alles nüüd 2 aastat tagasi ma raalisin selle välja, et ükskõik mida ma ei tee, siis ma ikkagi tundsin, et ma ei ole piisav ja ma ei ole armastatud ja et ma pean justkui selle rolli enda kätte võtma, et hakata vaatama enda sisse, et oota, miks see nii on, et kuidas ma saaksin seda muuta nii, et ma päriselt tunneksin, et ma armastan ennast ja ma olen armastatud olenevalt siis sellest, mida teised teevad või ei tee. Et see on olnud selline huvitav aha-moment ja sellest alates siis on nagu muutunud kõik nagu ülesmäge. Et ma saan aru, et ise tuleb hakata ennast kõigepealt armastama. Nii ta on. Ja see ongi seesama koht ka, et me võtame kõike läbi seda välise, nagu meil õpetatud on, et me isegi ei taipa seda nagu endast otsida ja see on nii loomulik, et kõik teised peavad meile seda pakkuma ja me peame selle välja teenima. Meile ju lapsest saati räägitakse, et kui sa nii teed, siis sa saad, eks ole, et kõik käib läbi sellise välise teenimise. Et kui sa teed midagi hästi, et siis sa oled tubli. Just, ja siis sa oled väärt. Ja, just. Kui sa teed midagi hästi, alles siis me armastame sind. Ehk siis selline muster nagu peegeldus läbi lapsepõlve. Kui sa koristad toa ära, siis ma olen sinu üle õnnelik, siis ma olen rõõmus ja siis ma justkui armastan sind. Ehk siis kui nagu veider muster see tegelikult on. Ja, just, et kui sa oled see, kes sa oled, et siis sa ei ole midagi väärt, eks ole. Et sa pead olema see, mis sa pead vastama ühiskonna normidele ja kõigele. Sa pead tegema nii nagu teised, alles siis sa oled midagi väärt ja alles siis sa oled tubli ja tark ja osav ja kõik sellised tiitlid, eks ole. Just, et. See ongi selline kuidagi see, kuidas seda nimetatakse, mitte tingimuslik armastus või? Ehk siis armastatakse. Nii, nüüd me ei kuule sind hetkel. Ei kuule. Ei kuule. Mina korraks. Nüüd tulid tagasi. Kusjuures mina korraks ka sind ei kuulnud, aga ma rääkisin edasi ja mõtlesin, et äkki sind. Jaa, sa rääkisid edasi, aga ei olnud kuulda praegu. Okay. Ehk siis ma ise tunnen, et lapsepõlves ka mind armastati läbi tingimuste. Ehk siis seati tingimusi, et kui sa koristad selle toa ära, siis me armastame sind ja siis sa oled nagu selline, saad nagu präänikut, on ju. Ehk siis tegelikult lapsepõlves juba minu vanemad minu arust seadsid ka tingimusi, sest ka tegelikult nende vanemad ju ei osanud neid armastada ja seadsid tingimusi, et kui sa oled see sõna kuulelik, siis me armastame sind. Ehk siis see on nagu niisugune huvitav muster, mis on tulnud niiviisi, ma ei tea, minu perekonnas niiviisi ilusti põlvest põlve, et armastusele seatakse tingimusi ja läbi selle siis inimesed tegelikult ei olegi osanud ennast väärtustada, sest nad alati panevad selle välisele rõhu, et kui väljaspoolt keegi ütleb mulle hästi, siis ma alles olen väärtuslik. Ma ei tea, kuidas sinul on olnud need mustrid. No, tegelikult kui nüüd vaatama hakata, siis eks meil on kõigil need mustrid sarnased, sest et kust meie vanemad juba tulevad, et milline oli elu siis ja millised olid nende elumustrid, et seal ju olidki sõjad ja kannatused ja raskused, et seal tuligi nagu kogu aeg elu eest võidelda, et kas nendel üldse oligi võimalust mõelda sellele, et mis asi see päris armastus on, et nendel käiski ju enamus elu kõik läbi selle välise elu, et läbi raske töö ja kõik see sinna, et see on niivõrd loomulik, et nad ei osanud meile seda pakkuda, mida meie nüüd ootame.
ja teine asi on ju tegelikult väga oluline praegu siis meil nagu õppida neile andestama, mitte nagu süüdistada ja teha etteheiteid, et näed, et mu elu on olnud raske sellepärast, et teie ei osanud mind armastada, te ei pakkunud mulle seda hoolt, mida ma vajasin. Et hästi lihtne on sattuda nagu sinna sellesse süüdistavasse rolli, et me näeme ka praegu neid noori, kes ei ole nagu rahul, siis on esimene asi, kohe vaadatakse vanemate poole, eks ole, et näed, sina ei armasta ja mida meile ka nagu õpetatakse ju sellel psühholoogilisel tasandil, et kui laps käitub halvasti, et siis on nagu vanemad süüdi, eks ole, et vanemad ei ole osanud talle tähelepanu pöörata, et mis ühtpidi on nagu õige, aga teistpidi sealt jälle kinnistub see muster. Et kui minna nüüd psühholoogi juurde, siis öeldakse, eks ole, selgitatakse lapsele, et mitte sina ei ole süüdi, vaid vanemad ei ole osanud sulle nagu armastust pakkuda ja sealt tuleb automaatselt lapsele jälle see muster nii-öelda selle välise peale, et sa tunned ennast kehvasti sellepärast, et vanemad ei oska sulle pakkuda. Mina olin ju ka päris kaua aega, kui ma hakkasin, esimene etapp oli see, et ma sain aru, et vanemad on süüdi oma kasvatuses, siis ma olin mingi aeg hullult pahane nende peale, vihane, pahane, sisemiselt nagu keesin, mõtlesin, no kurat küll, on ju, nemad on süüdi minu elus. Ja siis, kui ma läksin sellest järgmisesse etappi, kus ma sain aru, et nad tegid parima, mida nemad selle teadlikkuse juures oskasid ja nad ei osanud paremini, nad tegelikult ju tahtsid alati head. Ja isegi siis, kui minu peres oli see armastuse keel nii-öelda läbi toidu, siis nad tegelikult ju proovisid nagu kõiki viise, mida nemad oskasid, et anda, et näidata, et me armastame, aga mina ei osanud seda tõlkida. Ja siis, kui ma selle teise faasi ka nii-öelda läbi tegin, et ma sain aru, et tegelikult nad ju armastavad meeletult ja justkui see andestamine neile, et nad proovisid oma parima ja selline tänulikkus tuleb sisse, et tegelikult nad on ju maagilised, lahedad inimesed ja ka neil olid sellised lapsepõlvetraumad ja vaadates, kuidas nende lapsepõlv oli, siis nad ju tegelikult andsid nii palju, isegi rohkem, kui nad tegelikult, neil oli ressurssi ja nad oskasid. Kui ma selle nagu läbi närisin, et nad on tegelikult teinud parima, oma parima, siis tulebki selline meeletu tänulikkus ja teadmine, et okei, kui nemad tegid parima, et siis mina saan nagu siit edasi minna, nagu hakata ka nagu ise seda nagu nii-öelda nagu mustrit muutma. Just täpselt, nii see on, et hästi lihtne on sattuda sinna ohvri rolli ja hakata süüdistama ja kõike. Korra oli vaikus. Korra oli vaikus, jaa, aga ma sain aru, et aga mina ei hakka kuulda. Ei olnud, aga see oli ainult natukene. Okei, et hästi lihtne on jah, sinna ohvri rolli nagu sattuda ja siis me nagu mõtlemegi, tegelikult me olemegi ju selles mustris kinni, et see kõik peab tulema läbi välise, läbi teiste, et me peame pingutama, peame kõvasti tööd rabama, me peame kindlasti olema mingil kõrgel positsioonil, sest kui me oleme, ma ei tea, töötame kuskil koristajana või mingisuguse poemüüjana, siis me oleme see madal klass ja siis me ei ole väärt jälle mitte midagi, et kõik need uskumused on niivõrd tugevad. Ja siis ongi see, et me võtame selle mustri üle, me kanname seda endaga kaasas ja siis elu ju peegeldab meile igal hetkel seda vastu, seda, et me midagi väärt ei ole. Ja siit ju tekib jälle see, et me ei saagi ju olla elus rahul nagu millegagi, sest meile pakutakse kogu aeg seda rahulolematust kogeda juurde. Et siin ongi see, et kui siis nagu märkad lõpuks selle koha ära, et see sinust endast suudad andestada ja seda mustrist nagu välja astuda, et siis hakkabki ju tegelikult elu muutuma. Sest igal sammul, kui hakkad tegema siis neid tegusi, hakkad iseendast hoolima rohkem, iseendale pakkuma seda armastust, et kui seda algul ei oskagi teha nagu kuidagi sellisel, ütleme, hingetasandil. Et hästi raske on nagu see etapp tulla sealt egotasandilt südamesse. Et alguses hakkad ikka mõtlema, et öeldakse, et sa pead ennast armastama. Mida siis tegema hakatakse üldiselt on see, et ma nüüd hakkan rohkem trennis käima, ma hakkan nüüd Nii, kas nüüd olen tagasi? Tagasi. Et mida siis nagu tegema hakatakse selle enesearmastuse sildi all nii-öelda, hakatakse väliselt ennast klantsima. Hakatakse tegema väliselt neid samme, et ma nüüd lähen trenni, ma teen, ma ei tea, lähen sinna spaasse, ma nüüd mõnulen ja siis on nagu tekib see koht, et aga ma armastan ennast, mul on ükskõik, mida teie teete, vaat mina teen nüüd niimoodi
ja siis võetakse nagu tihti vastu ka selliseid nii-öelda egoistlikke otsuseid, mille põhjal tegelikult siis nii-öelda tekib inimestel hästi sageli see vale arusaam sellest enesearmastusest. oo Et jaa, see esimene märkamine, eks ole, et siis on, kuidas öeldakse, et ei, mina nüüd küll ennast ei armasta, mis mõttes, et nad on ju sellised egoistid, et nad ei arvesta teistega, et ainult iseendaga. Et aga ei nähta seda sügavamat poolt, et mis see tegelikult tähendab, et see ei tähenda ju seda jaa. välist, vaid seda sisemist hoolt pakkuda endale seda, mis su hingele korda läheb, et sa ei teeks enam asju teiste pärast ja kõik see, et see Jaa. sisemine armastuse tunne, see südamest tunned, et sa pead pakkuma endale hoolt selles mõttes, et sa Ma ei olen tee endale olnud- haiget ja nii edasi. Ma olen olnud nendes mustrites, kus ma olen siis proovinud käia trennis, et äkki kui ma 5 kilo kaotan, siis ma kindlasti armastan ennast rohkem. Ja siis olen proovinud igasuguseid väliseid nii-öelda, olen olnud mingisugune selline, et ma ostan endale hästi palju ilusaid riideid kokku, et siis ma tunnen ennast seeläbi hästi ja justkui siis ma olen nagu enda poolt armastatud rohkem, ehk siis kogu aeg nagu olen Ikka läbi väliste. pisteliste mõnuhetkede proovinud siis enda sisemist armastust upitada nagu ja ongi läbi erinevate riiete, läbi võib-olla mingit, ma ei tea, teed mingeid, ma ei tea, protseduure endaga, käid siis spaas ja trennis ja kogu aeg niimoodi nagu pingutad, et endale meeldida, aga lõpuks sa väsid tegelikult ära sellest välisest klantšist, mida sa enda kallal kogu aeg nikerdad, et see on nagu nii hetkeline selline mõnu. Umbes, et ostadki uue riide ära, siis sa tunned võib-olla üks päev, 24 tundi tunned, et oh jess, ma olen nüüd nii äge, vägev naine ja väärtuslik ja armastan ennast ja teised ka armastavad. Ja siis jälle kukud sinna auku, ehk siis see on kogu aeg selline nagu petlik muster. Enesepettus. Ja enesepettus. Et see hing jääb ikka rahulolematuks, et see võrdub täpselt sellega, et sa võid põgeneda ju maailma otsa, aga see rahulolematus sinu sees on ju sinuga kaasas, et see ei päästa sind, kui sa nagu endasse ei vaata ja kui sa ei märka neid mustreid, mis sind tegelikult õnnetuks teevad. Ja tegelikult on väga kurb, et meile seda kuskil ei õpetata, et kuidas seda teha ja kui oluline see on. Algklassides võiks ju õpetada seda enesearmastust, et see ei sõltu välisest, palju sul on sõpru või et kas õpetaja kiidab sind või mitte või paneb sulle 5, et siis oled sa oluline. Ei õpetata ja see on nii kahju tegelikult. Pigem on meil just vastupidi ju koolisüsteemis, et kui sa nüüd said selle 2, siis sa oled see paha poiss või paha tüdruk ja siis sina oled see, ühesõnaga sinu me tõstame sinna kõrvale, et sind me ei kutsu esinema, sind me ei pane kuskile pjedestaalile, et tehakse nagu kohe varakult ju selgeks nii-öelda need välised mustrid ja see trepp, eks ole, et mida mööda sa pead nüüd liikuma. Ja siis teised hakkavad ka näpuga näitama, et näed, et tema on kehvem ja me hoiame tast eemale ja kes ikka tahab sellise kehvakesega suhelda ja siis see kehvake tunneb, et ta pole oluline, ta pole piisav, ta pole armastatud, kuigi tegelikult ta on ju. Just täpselt, et ei pea meil olema kõigil ju võrdsed omadused ja võrdsed oskused. Okei. No nii. Tagasi. Õnneks on need hetked paar sekundit, nii et saame hakkama. Saame hakkama, jah, just. Tegelikult ongi nii oluline, et meile peakski olema koolis juba algklassidesse õpetus, et me kõik oleme väärtuslikud ja need hinded, et mida nüüd vist osades koolides juba hakatakse tegema, et muutma seda hindamissüsteemi, et ei oleks enam sellist nii-öelda skaalat, et ühtpidi kasutatakse neid naerunägusid ja nii-öelda kiitusi, mis tegelikult ju täpselt samamoodi, et sa nüüd saad selle naerunäo klepsu, eks ole, ja siis teed oma päeviku lahti ja pinginaabril on teistsugune kleps, et siis sealt tekib ikka see võrdlusmoment ju, et see nagu ei päästa, et pigem võiks olla nagu täiesti see, ma ei tea, kuidagi midagi nagu, ma ei hakka siin praegu välja tooma mingeid konkreetseid asju, et siin koolisüsteemi nagu õpetama praegu, lisaks sellele vanemate kasvatusele veel see koolisüsteem ka ilusti paneb selle kirsi tordile ja näitab seda erinevust, et üks on nagu... Ei kuule. Nii.
ei kuule, Nii, veel nüüd ei ole. kuuled. Nii, nüüd Nüüd on kuuled. olemas. Ehk siis ju Ja. koolisüsteemis ju ka ongi nii ilusti näha, kuidas see vanemate kasvatus ja lisaks siis veel see koolisüsteem niiviisi nagu sildistab ju tegelikult nii hullult. On. Et kunagi mu enda laps on hästi palju küsinud mu käest, et nii. Tagasi. On tagasi. Et mul endal laps on küsinud mu käest üsna sageli, et miks mina ei võiks õpetaja olla. Et siis ma olen talle alati vastanud, et ma võin õpetajaks, et selle süsteemis ja mina kooli õpetajaks kindlasti ei lähe, et ma lähen õpetajaks, võin ma minna kunagi siis, kui see süsteem on muutunud. Et võt siis ma tulen kooli ja siis ma võin teile rääkida. Et aga praegu, et see on nagu nii võõras ja selline, et kui ma saaks nagu rääkida seda sama, mida me siin praegu räägime, mida me oleme ise kogenud, et kui oluline see kõik on, et me oskaksime tähelepanu pöörata ja tegelikult on see sama koht ka, kui oluline tegelikult on vanematel teadvustada seda, et kuidas siis oma lapsele seda nagu pakkuda ja kuidas endale seda pakkuda, kuidas lapsele seda õpetada, et me ei kasvataks siis nii-öelda neid katkisi lapsi enam. See ongi nii raske koht, et kui vanem ei ole ise teadlik, siis ta ei oska. Ja kuna ta ei tea, et see üldse on oluline, siis ta isegi ei tea. Ta isegi ei tea, ta pakub parimat. Jah. Et sellepärast me siin ka tegelikult praegu ju oleme. Et siis rääkida sellest ja näidata ja tuua nagu inimestele rohkem nagu seda kohta kätte, et nad õpiksid märkama või et nad tekiks nagu üldse huvi selle suhtes, et millest me siis räägime, eks ole. Et mis imemaailm see on siis, eks ole, ja mis muutused sellega kaasnevad, et tegelikult ju muutub elu päevapealt sellest hetkest, kui sa nagu päriselt taipad, et kuidas elu sõltubki nagu ainult sinust endast ja mitte kellestki teisest. Ja ainult sinust endast. Ja see on nii raske taipamine tegelikult, kui raske seda on omaks võtta. See on nii valus koht. See on nii valus koht ja nii keeruline ja kuidas see ego sinna vahele segab ja see ülemineku koht nagu, et see on niisugune hästi pikk ja valus protsess tegelikult, kus tuleb nagu nii ausalt endasse vaadata ja seda on ju nii raske teha, sellest mustrist välja tulla, kui sa oled terve elu olnud selles välises kinni, et ükskõik, mis su elus juhtub, siis alati keegi kuskil on süüdi. Alati, aga alati ju keegi kuskil on, jaa. Ja alati on, ja alati on võimalik leida põhjus, et seal ei ole nagu ja see läheb nagu nii detailseks ära ja tegelikult, et need varjatud kohad, kuidas nagu siis tegelikult meie kõige lähedasemad inimesed ju seda peegeldavad meile kogu aeg, et kus me siis nagu ennast tegelikult ei armasta ja miks meil nagu elus valesti lähevad asjad või tegelikult mitte valesti, aga miks nad lähevad siis nii nagu, et me rahul ei ole sellega. Et see on nii... Ja mul on selline huvitav koht, et siis, kui ma ei väärtustanud ennast ja ma ei armastanud ennast, siis tegelikult teised ka ei väärtustanud ja ei armastanud mind. Ehk siis see hetk, kui ma tegelikult ei armastanud ennast tingimusteta, siis ka teised ei osanud armastada mind tingimusteta, nagu eks seadsid mingeid kriteeriume. Ehk siis nii huvitav, kuidas see välismaailm tegelikult peegeldab meile täpselt meie enda sisemist, meie enda sellist sisemist... hingeseisundit, täpselt seda, mis meie sees toimub. Ja just, et kõik need haavad ja mis meie sees on ja need vanad uskumused ja nii-öelda valed, väärastunud uskumused, et neid ju tegelikult elu igal sammul peegeldab meile, et need ongi, et kui me oleme ei ole iseendaga kontaktis, me ei väärtusta iseennast, siis tegelikult ju ümbritsevad meid inimesed, kes teevad täpselt seda sama. Esiteks nad teevad sama meiega ja nad teevad seda sama iseendaga. Et siis on need nii-öelda võltssõbrad või selline, et ta ei ole nagu otseselt õige sõna, ta ei ole võlts, aga ta on nagu selline maskidega, et kui me ise ei näita ennast sellisena, kes me päriselt hingest oleme, siis
inimesed vastas täpselt samamoodi, nad ei näita seda külge, kes nad tegelikult on. Ja siis on see selline maskide mäng, kus siis inimesed ei jõua tegelikult nagu teineteiseni. Et arvatakse, et see ongi mu parim sõber ja siis tihti tekivad sealt need konfliktid, et kuidas ta ikka mind reetis ja miks ta ikka mind selja taga umbes seal kirus või et miks ei ole, miks mul ei ole selliseid tõelisi sõpru, keda ma saaks nagu hingest 100% usaldada. Et alati on nagu selline kriisikoht, eks ole, et meil ei ole nagu, et meil on palju sõpru ja tuttavaid, aga meil ei ole seda, kellele nagu päriselt pühenduda. Ja kus see koht tegelikult ongi, et me ju ise endale tõmbame selle maski pähe, et kuidas siis saavad meile üldse ligi tulla. Nii. Nüüd on meil jälle väike eetripaus. Need on olemas. Et kui me ise kanname kogu aeg seda maski ja ei näita nagu seda, kes me päriselt oleme nagu sügavalt, me ei julge olla nii autentsed, kui me tahaks. Et siis on ka nagu väga palju oodata, et keegi teine meiega seda sama teeks. Et miks me siis mõtleme, et miks ta mind ei usalda või miks ta ei, et mina ju talle nagu räägin endast, aga miks tema ei taha mulle endast rääkida. Et see ongi täpselt samamoodi peegeldab, et täpselt nii palju, kui sina julged ennast avada päriselt, täpselt sama palju avatakse sulle. Et siin ei ole tegelikult seda kohta, et näed, mina olen nüüd selline, aga näed, tema käitub minuga niimoodi. Et see tema seal väljapool käitub sinuga täpselt nii, nagu sina iseendaga käitud. Et siin ei ole nagu seda, et maailm nüüd peegeldab meile seda ümbrust, et aga näed, mina ei ole selline isekas ja mina ei ole selline, mina ei peta, ei reeda, et miks tema siis minuga seda teeb. Aga ta teebki seda sellepärast, et mitte sina teisi reedaks ja petaks, vaid sellepärast, et sa iseennast reedad ja petad. Et ta näitab seda, mida sa teed iseendaga, mitte see, mida sa teed välise maailmaga. Ja tegelikult pärast on ju see, et mida rohkem sa oled endaga kontaktis, mida rohkem sa teed head iseendale, siis sa ei ole võimeline enam tegema ka halba ju välisele. Sa ei saagi teha seda. Et see muutub nagu võimatuks, see on automaatselt nagu võrdusmärk selle vastas, et see, mida sa endast välja annad, et sa ei saa ju anda midagi sellist, mis sinus ei ole. Sa annad alati endast välja ainult seda, mis sinu sees on. Ja täpselt seda saab maailm sulle ka vastu peegeldada. Ja täiega nõustun kõigega. No just, et see ongi see. Minul oli selline aha-moment mõnda aega, mõnda aega tagasi, kui ma päriselt avastasin selle koha, et me sündisime juba nii-öelda väärtuslikena ja armastatuna, me sündisimegi juba, on ju. Ehk siis see oli minu selline võtmekoht, kus ma sain aru, et ma olen piisav. Ja läbi selle ma saan aru, et kui ma hakkasin aru saama ka sellest, et teistel on ka omad traumad, omad mustrid, omad uskumused, siis ma ei hakanud enam nagu nii-öelda neid süüdistama mitte millegis, vaid läbi sellise armastuse, läbi märkamise, et ka neil on tegelikult omad mustrid ja traumad, miks nad nii käituvad. Ma hakkasin nagu neid rohkem armastama täiesti tingimusteta. Ehk siis, kui vanasti oligi see, et huvitav, miks ta nii käitub ja on ikka nõme inimene, on ju, siis nüüd ma vaatan sellist, ütleme siis nõmedalt käituvat inimest, et tegelikult on ta täiega nunnu, ta lihtsalt ei oska ja tal on nii palju neid traumasid, mida ta ei näe ja ta nagu reageerib oma nende valukehadele, on ju. Ehk siis isegi tegelikult neid inimesi ma täiega tingimusteta olen armastama hakanud, sest ma näen, et nemad on nii armsad ja õilsad ja ilusad tegelikult seal nende kihtide all, on ju. Et kui minna nendest kihtidest läbi, siis tegelikult ongi see, et ma ei sea mitte kellelegi selliseid tingimusi enam. Ja ma näen neid nagu justkui filtriteta, ma näen neid filtriteta. Ja see on tegelikult nii äge koht, kus ma iseennast armastades saan täielikult armastada ka teisi, et ei olegi vahet, kes see inimene on, kas mõrtsukas või kaabakas, kõiki armastan. Ja just täpselt. Ja siin on kas selline nii-öelda jälle hakkab mõnel see tuluke põlema kohe, et kõiki armastad. Aga see on jälle see, et läbi mille, et see ei tähenda, et sa nagu inimest aksepteerid ja et sa suudad olla kaastundlik tema suhtes. Et see ei tähenda tegelikult automaatselt, et me need teod õigeks hindame, eks ole, et me nüüd takka kiidame, et see nüüd las ta olla, las ta tapab edasi. Et ei kindlasti mitte, et see ongi et lihtsalt läbi selle armastuse ja hoole, mida sa endale pakud,
sa näed ära need mustrid, kui katki sa oled ise olnud ja kui palju neid nii-öelda haavasid ja valesid väärastunud uskumusi on olnud. Kui sa nendest endast välja tuled, siis tekibki see kaastunne nende teiste inimeste vastu, sa märkad nagu seda läbi armastuse ja läbi kaastunde. Sa hakkadki nägema nende seda valu ja siis ongi lihtne nagu nii-öelda armastada neid tingimusteta. Aga jah, see ei tähenda automaatselt, et me neid tegusid kõiki heaks kiidame. Kuigi need teod tulevad ju ka läbi selle, et nende sees on need traumad ju lahendamata, eks ole. Ja see sisemine laps on hästi haavunud ja katki, ehk siis minule enesearmastuse teekonna esimene nii-öelda selline teraapia, mis mind nagu üles raputas, et vau, et mu sisemine laps oli tegelikult nii katki, oli siis, kui ma käisin paar aastat tagasi, tegin sellist sisemise lapse tervendust, rännakut enda sisse, ehk siis nagu terapeut tegi. Ja siis, kui ma seda enda sisemist last seal rännakul nii-öelda kirjeldasin, siis ta oli nagu keldris luku taga, nuttis, ta oli nagu paanikas ja ootas, et keegi päästaks ja tuleks, armastaks teda terveks. Mul endal ka, et issand jumal, kas ta on tõesti nii haavunud ja katki. Ma arvasin, et ta on lihtsalt võib-olla kurb ja õnnetu. Ja siis selle rännaku käigus ma sain nagu kontakti selle, ma ei tea, ma olin ilmselt seal rännakus 5 või 6 aastane ja ilmselt sellises vanuses minu elus võib-olla, jah, vist olidki äkki vanemad läksid lahku ja mingid traumad olid veel seal. Ehk siis ma olin jäänud endiselt kinni sellisesse väikesesse vanusesse ja ootasin endiselt justkui, et keegi teine tuleks, päästaks mind ära. Ja läbi selle rännaku siis ma seal nutsin ja puhastusin ja rännaku lõpuks siis oli selline ilus koht, kus ma võtsin oma sisemise lapse nii-öelda kaissu ja sulasime üheks ja läbi selliste vabastavate lausete ma siis hakkasin teda nii-öelda nagu armastama ja üles ehitama ja ma sain aru, et kuna mina olen nüüd täiskasvanud, siis mina saan talle pakkuda seda armastust, millest on tal puudu jäänud. Ehk siis minu vastutus on justkui tegelikult nüüd hakata ise tema eest hoolitsema. Ja see oli nagu nii ilus koht, kus ma lõpuks leidsin, rännaku lõpus oligi see, et ma olin nagu niimoodi lihtsalt, issand jumal, kus ma olen sind armastanud ja igatsenud ja tundsin nagu sellist südamesoojust ja justkui süda tervenes. Ma sain nagu päriselt kontakti selle oma sisemise lapsega ja ma sain tema haavad nagu selle rännaku käigus justkui ise selle terapeudi abiga ära tervendatud. Ja see oli nagu nii võimas koht, kus ma saan aru, et meie sisemine laps, kui ta on haavunud ja katki, siis me teeme ju nii palju otsuseid ja reageerime nii palju justkui sellest sisemisest haavunud lapse vaatenurgast. Ja kui nüüd see ära tervendada, siis kõik muutub lihtsamaks nagu. Just, et see ongi, et me kanname ju kaasas neid samasid valusid, et nad tulevadki ju, et tihti ka ei mõisteta, et mis mõttes lapsepõlves, et see ei ole nagu ju mõeldav, et oli valus, mis seal, see on tühi asi, ära aja mulle jama. Ja mis sinna enam kaevata ja see, mis on olnud ja mis sellega enam pistmist. Just täpselt, aga tegelikult ongi see, et meil lapsepõlves ongi just sealt need kõige suuremad traumad üldse tulevadki. Et need võivad olla nii imepisikesest asjast loodud, aga see on seesama koht, et võib-olla lihtsalt tänaval korraks laps keiras vanemale selja ja ta järgmine hetk ei näinud teda. See võib olla sekundi murdosa, aga ta võis saada sellest sellise šoki, et ta on nüüd kuskil kadunud, et ta ei näe, et ta on nagu see kontakt kadunud, ta saab sellest sellise trauma tegelikult hinge. Et sellel hetkel ta võib-olla ei pane nagu laps tähele, ei pane vanem tähele, et see üldse juhtus, sest see oligi mingisugune sekund. Nad näevad teineteist, laps naeratab ja ongi kõik, et vanem võib-olla ei pannud üldse tähele seda momenti, et laps üldse midagi sellist üle elas, et laps seda sekundit ei märganud teda, võib-olla seal kuskil rahva hulgas. Et need on nagu nii imepisikestest kohtadest võib tegelikult tulla tohutu trauma hinge, mis on siis nii-öelda, sealt tekib see selline hülgamise haav või kaotamise haav, nagu et keegi lähedane võib nagu kaduda või kõik sellised asjad, et hakatakse, et ei ole sellist, võib tekkida need läheduse hirmud, et ühesõnaga klammerdumine oma sellesse lähedasse inimesse ja kõik sellised asjad võivad sealt nagu hiljem täiskasvanu eas nagu välja kooruda, et kardetakse jääda üksi või kardetakse, et keegi nüüd
et sa lased nüüd käest lahti ja nüüd on katastroof, eks ole, et sellised alateadlikud hirmud, millest tuleb tegelikult täiskasvanu eas palju võib-olla probleeme ja traumasid suhtes, aga neid ei mõisteta, et kus nad nagu alguse on saanud, et need on kõik need välja elamata valud. Mul on samamoodi see, et mingi hetk ma mõtlesin ka, et mis sinna lapsepõlve kaevata ja no tõesti, pole vaja sellega tegeleda, aga nüüd praegu ma saan aru, kui oluline tegelikult on need lapsepõlve nii-öelda need traumad, tegelikult need olulisemad traumad ikkagi ära tervendada, sest selle najale sa saad ju ehitada nagu uut, nagu mulle meeldibki öelda, et sa ei saa nagu katkise sara peale hakata ehitama uut maja, on ju, sest sara tuleb nagu korda teha ja siis sinna nagu peale ehitama hakata, on ju, sest et ma ise ka ju sellise katkise lapsepõlve nii-öelda mustrite najal, siis läksin täiskasvanu ikka ja hakkasin suhteid looma ja klammerdusin suhetesse ja tahtsin nii-öelda läbi suhete saada siis nagu lapsepõlves puudu jäänud armastust ja lähedust ja olin kogu aeg selline nõudlik, et miks mulle ikkagi nii palju tähelepanu ei pöörata ja ma olin selline kogu aeg nagu sellise tähelepanu mu tass oli nagu nii tühi ja siis ma hakkasingi nagu klammerduma ja suhetest suhetesse ja siis ma kogu aeg tahtsin sellist välist tunnustust teada, et mind armastatakse ja et sealt see tekibki, et me ei ole nagu seda armastuse tunnet tunda saanud ja me ei oska ju seda tegelikult ka ise pakkuda. Ja me ootamegi ette. Ja just on, et me arvame küll, et me pakume kõike, aga see on ka jälle täpselt läbi selle välise, eks ole, mida me oleme siin ju põlvest põlve kuulnud, kuidas armastus käib kõhu kaudu, et ikka toit kaetud ja ikka söö korralikult kõht täis, et nagu kogu aeg, et läbi selle välise, siis me pakume ise ka läbi väliste faktorite kogu aeg, et hoolitseme, kanname kätel ja siis me tahame need head olla, siis tihti on et võtame nii-öelda selle vastutuse teise õnne eest nagu vabatahtlikult endale tegelikult. Et me ei lasegi nagu oma partneril ju vastutada. Et me hakkame kohe nagu üle hoolitsema ja siis tegelikult see ülehoolitsus ongi see sama koht, kus nagu tekitab sellise nagu vastupanu, sest teine inimene ei tunne ennast ju samas seal ka vabalt, et see tekibki selline nagu peale pressimine ja siis tekib seal põgenemismoment, kus ei taheta, nagu seda muutub liiga palju, sest me ei ole ka õpetatud meid ju vastu võtma. Nii nagu me ei oska anda, me ei oska ju vastu võtta, et see on nagu veel suurem probleem, eks ole. Et me kõik tahame hirmsasti ainult pakkuda ja siis kui meile midagi pakutakse, siis jumala eest ei, et no mis mina, et ärge nüüd mulle küll midagi pakkuda, minul ei ole midagi vaja, eks. Ja eriti lähisuhetes ka, eks ole. Et ise endal on tegelikult tass tühi, aga vastu ei oska võtta. Jah, just, et mul küll ei ole, et ma nagu annan kõik, et mida rohkem ma välja annan, et küll ma siis see tass täis saab, et siis iseenesest hakatakse mulle andma. Aga kui sa ikka ise ei anna, siis lõppkokkuvõttes ei anta sulle ka. Et sa võid elu lõpuni oodata seda, aga ei. Et siis ongi, arvatakse, et aga ta oli ju nii hea inimene, miks tema elus siis nagu nii palju halba juhtub, et miks temaga nagu need igasugused, miks just temal on nii palju raskusi siin elus, et ta on ju nii imetore inimene, et ainult teistele teeb ainult head, et ta ei tee mitte kärbselega liiga, mitte kunagi, mitte iialgi, et kuidas siis sellel inimesel nagu üks õnnetus teise otsa juhtub. Et siin ongi see koht, et miks siis juhtub, et ta ju ise ennast jätab kõigest ilma, kõigest tühjaks ja siis elu jutab talt ka kõik ära, mis tal üldse on, et ta mõistaks ükskord. Aga ma olen ise ka tähele pannud ja jälginud, et need kõige toredamad ja armsamad ja nunnumad inimesed, kes ainult annavad ja annavad, nad on ise kõige tühjemad. Ja nad kogevad elus neid nii-öelda väliselt vaadates, kõrvalt vaadatuna, need kõige raskemaid traumasid, eks ole. Minust tegelikult. Et just nendega juhtuvad need hästi rasked õnnetused. Just nendega. Sa räägid täpselt nagu minust. No ma räägin iseendast. Sa räägid iseendast ka või, okei. Et on, eks ole, et nii on ju paraku, eks. Et me näeme ja siis meil ongi nii raske mõista, et miks nagu just nendega juhtub ja see paneb nagu jälle
kui me seal mustris edasi istume, siis see paneb meid automaatselt kohe arvama, et aga nüüd ma pean tegelikult veel rohkem teistele panustama. Et siis hakatakse kordama seda mustrit veel suuremini ja veel tugevamini, et kui tema on nii hingellik inimene, kui temaga juhtuvad nii halvad asjad, et siis kui mina ei ole nii hingel, et siis ma järelikult pean nagu 1,000,000 korda rohkem veel pingutama ja olema kõigi jaoks imehea, et minuga neid asju ei juhtuks. Aga tegelikult see muster töötab vastupidi, et mida rohkem sa hakkad pingutama, seda rohkem hakkad neid laksusid nagu elu poolt jälle saama. Ja täna ma saan aru ka, et liiga hea inimene on väga ohtlik olla. Ehk siis tegelikult peab olema ka mõõdukalt isekas tegelikult. Et mõõdukalt isekas peab ka olema, et see on ka tegelikult oluline koht. See isekuse all ma mõtlen muidugi seda enda eest hoolitsemist, iseenda number 1 teadmist, enda vajadused esikohale nagu see tõstmine, et sa tegelikult enda vajadused sead esikohale, aga samas selles mõttes ma ei hakka ju üle teiste sõitma, vaid ma lihtsalt läbi armastuse sean ennast esikohale. Just. Selline eluterve isekus on tegelikult mega oluline. Täpselt, et see on see meie kitsas eesti keel, et sellele peaks tegelikult mingi parema sõna leidma sellele isekusele, eks ole. See viib kohe automaatselt eksiteele, et siis on, näed, ikkagi see isekuse teema, et aga tegelikult, et see käib tegelikult läbi ju selle kaastunde ja läbi armastuse, et sa sead ennast esikohale küll, aga sa teed seda läbi armastuse kaastundega teise suhtes, et sa iialgi ei sõida tast tegelikult üle. Et sa ikkagi aksepteerid ja läbi selle kaastunde tegelikult me ju õpime tegema elus kompromisse. Ja kompromisse selliseid, mis ei ole niimoodi, et mida nimetatakse kompromissideks, et mina ütlen nüüd nii ja sina oled sellega rahul, eks ole, mina ütlen, et asi peab nii olema ja sina ütled jah, siis järelikult me olime kompromissi. Et see peab tegelikult ikkagi nagu olema selle pinna pealt, et mõlemad nagu päriselt rahul on. Et siis lihtsalt sellises seisundis, kui sa läbi armastuse kaastunde oled nii-öelda isekas, et siis sa tegelikult aksepteerid ka teise inimese sellist seisundit ja tema seda seisukorda ja sa tuled ise tegelikult palju rohkem vastu. Et sa ei ole tegelikult sugugi üldse isekas, vaid sa arvestad mõlemaga alati. Ja ma olen tähele pannud, et sellist isekust on ühiskonnas 2 sorti. Kas isekad inimesed, kes päriselt sõidavad üle teiste ja neil on täiesti ükskõik, mida sina arvad ja kas sa nagu, nad sõidavad üle ja seavad iseenda küll number 1, aga läbi sellise mooduse, et nad tegelikult kahjustavad sellega nagu teisi. Ehk siis just teisi kahjustades. Ja siis on see teistsugune isekus siis läbi armastuse, läbi kaastunde sellise puhtal kujul, et ma sean küll ennast esikohale, aga ma samal ajal võtan vastutuse, et ka tegelikult see ei oleks nagu teistele nagu kahjustav selles mõttes. Just. Jah, täpselt, et tegelikult sellest puudub täielikult isekus kui selline, nagu me oleme harjunud aru saama isekusest. Ja sellises kohas me ütleme nii, et see tavalise isekuse puhul me absoluutselt ei arvesta, siis tegelikult sellise nii-öelda eluterve isekuse puhul me ju tuleme tegelikult väga palju, me ka laiendame enda piire tegelikult, sest me oleme niivõrd kaastundlikud, et me oskame näha ja astuda nagu 10 sammu rohkem ja me tuleme tegelikult oluliselt palju rohkem inimesele vastu, kui me tuleksime nagu kuskilt muust kohast. Et siin nagu jah, et see on nagu enda esikohale seadmine läbi teiste vajaduste, isegi ma ütleks seda niimoodi kohati. Et me arvestame igal sammul teiste vajadusi seal juures ka. Vähemalt minu jaoks on see nagu niimoodi olnud, et ma olen nagu seda ise täheldanud, et jah, varem võib-olla ma tulin ka vähem vastu, et ma tulen oluliselt rohkem vastu, aga ma teen seda läbi kindlate piiride, kus ma nagu enam ei kahjusta iseennast. Et see käib lihtsalt kuidagi läbi teise nurga, et kuidagi nagu lähened või seda, ma ei oskagi seda niimoodi sõnadesse panna kohe. Et see on nagu teema, millest ma ei ole väga niimoodi detailselt üritanud väljendada. Et see on pigem nagu see kogemuse taipamine, mida ma ei ole varem nagu väga sõnadesse pannud. Aga see on see, mida ma praegu nagu tundsin ja mida ma olen ise enda puhul märganud. Sest see isekuse teema on tegelikult nii-öelda selle
selle arengutee jooksul ikka ju väga-väga palju läbi käinud, eks ole. et me ju ikkagi, me ise muutume, siis hakkavad meie ümber ju nii-öelda tekivad need ka teised inimesed, et me ju ei resoneeru enam selle nii-öelda selle ego tasandiga ja siis me hakkame sealt välja liikuma, siis ka muutuvad meie suhted ja siis need ühed inimesed, kes meie elust justkui nagu lahkuvad, siis kes ei ole veel nagu sellega kokku puutunud, siis nendel on raske mõista ja siis nad tihti nagu nimetavadki nii-öelda, need on need vaimlejad ja need on need isekad ja need, et ühesõnaga need on need uhuud, lillekesed ja lillelapsed, kes nagu elust ei tea midagi, kes arvavad, et elu peab lihtne olema, aga tegelikult elu peab olema raske ja nii-öelda need mustrid, et seal tekivad mingi hetk, on alati need käärid nagu hästi suured sellel ülemineku etapis. Ja ma olen ka aru saanud, et kui mina olen nüüd nii-öelda siis see lillelaps ja tingimusteta armastan ja armastuse jagaja ja armastan kõiki inimesi maailmas, siis mind tihti vaadatakse imelikult, et nii ei ole ju võimalik, ei ole ju päriselt olla nii kaastundlik ja armastusväärne, et see ei ole ju võimalik, et kõik peab tulema ju läbi raskuse ja kõik peab tulema läbi selle, et keegi peab selle armastuse välja teenima ja ehk siis see on justkui nagu kaks erinevat maailma, on ju. Ehk siis ma tunnen ise praegu enda pealt, kuidas ma ei tundu väga normaalne kõigile, et kuidas ma saan ennast armastada ja veel lisaks teisi armastada täpselt sellistena, nagu nad on, et see ei ole ju võimalik, et kuidas sellist asja saavutada saab, et selline asi on kindlasti mingi kaasasündinud ja seda ei saa arendada ja tegelikult ju saab, sest varem olin mina ka selline, et ma ei armastanud ennast, ma ei armastanud teisi, ehk siis tegelikult läbi enesearengu on võimalik. Nüüd kadus ära. Ei kuule. Nii, nüüd tuli tagasi. Nüüd tuli tagasi. Mul sai ei läinud välja kaduma, paar sõna. Mul lause vist saigi seal otsa. Jah, et see ongi ja siin on tegelikult kõrvale ma tooks veel nagu selle kolmanda maailma, et on siis ka nagu nii-öelda, pannakse nagu kõik ühte patta, et need on need enesearmastajad, need on need uhuud, eks ole, et siis siin nagu tegelikult on ka veel nagu kolmas grupp, et ühed inimesed on siis need, kes on need nii-öelda vaimlejad, kes siis teavad, jagavad igasuguseid praktikaid ja kes tegelikult ise ei praktiseeri. Et siin on ka nagu see hästi selline suur koht, et mismoodi neid siis nagu inimesi sildistatakse, et see vale arusaam on ju, et ongi, et tegelikult on ka, et on olemas jah, et on võimalik, et on nagu, on inimesi, kes lähevad seda teed ja kes jäävad sinna lõksu, jäävad nendesse ilusatesse loosungitesse ja sellesse nii-öelda võltspositiivsusesse, et öeldakse, et sa pead kogu aeg olema üdini positiivne ja kogu aeg naeratad kõigile ja kõiki tingimusteta armastad, et aga sealjuures tegelikult on asi nagu enesearmastusest ju väga kaugel. Need inimesed tegelikult ei ole iseendaga kontaktis, nad jäävadki nagu sellesse lõksu, nad saavad sellest sellise positiivse emotsiooni, siis nad jagavad seda tohutult, aga see ei vii neid tegelikult sügaval sisimas ikkagi sinna kohta, kus nad olla tahaksid. Et see nagu, kui sa nagu päriselt nagu tõeliselt jõuad sinna selle õige kontaktini ja selle tingimusteta armastuseni iseenda ja teiste suhtes, et siis ju kaob ära see, siis ei ole seda tegelikult seda võltspositiivsust, siis ollakse positiivne, aga seda ollakse teadlikult. See on lihtsalt see koht, kus teadlikult valitakse, millele keskendudad ja millest sa räägid, mille sa valid nagu enda ellu ja milliseid valikuid sa teed, et see ei tähendaks, et sa nüüd oledki kogu aeg suu kõrvuni ja sul ei ole kunagi ühtegi probleemi ja sa ei tea reaalsest maailmast mitte midagi. Need on need sildid, mida külge pannakse, aga tegelikult on just vastupidi. Sa tead ja näed nagu kordades rohkem, kui sa üldse oleks arvanud, et see kunagi võimalik on. Sa tunned kordades rohkem, aga sa oled nagu kahe jalaga maa peal. Et see, et sa mingitest muredest või asjadest ei räägi või see, kui sa ei keskendu ja ei lähe kaasa selle nii-öelda kurjuse ja poliitika ja igasuguste muude selliste negatiivsete aspektidega siin elus, et kui sa neid nagu üht või teistpidi nendele kaasa ei ela, et siis järelikult sa oled nagu
see mõttetu lillelaps, on ju, et aga tegelikult on see, et millele sa keskendud, seda sa lood. Et loomulikult need inimesed tegelikult, kes päriselt endast hoolivad, neile läheb ka korda kõik see, mis meie ümber toimub. Nad on kõik sellest teadlikud, aga nad lihtsalt valivad mitte seda oma energiaga toita. Et siis sa teed õigel hetkel õiged valikud, mis on sinu võimuses teha ja mis on sinu võimuses muuta. Aga sa nagu ei sekku sellest, sa ei räägi asjadest enam lihtsalt niisama rääkimise pärast. Et siis kaob nagu see selline mõttetu sildistamine ja kommenteerimine, et noh, miks ma räägin asjast, millest ma midagi ei tea, mida ma muuta ei saa, et ei ole ju mõtet tegelikult. Et ma parem keskendu sellele, et luua seda positiivset juurde. Et need on need sellised kohad siis, mis on need nii-öelda 3 erinevat maailma. Et mille vahel siis nagu alguses on selline... Mul on ka nagu seda kohta vaadelnud, kuidas kui mina ei armastanud ennast, siis ma ka hästi palju proovisin teisi sildistada, kommenteerida, arvustada. Ja nüüd, kui ma olen siis sellises kohas, kus ma armastan ennast täielikult pea ja laest jala tallani, siis ma isegi ei viitsi enam pöörata tähelepanu sellele, et kes teeb midagi valesti, et sellele kriitikale nagu lihtsalt mul ei jätku ruumi. Mitte, et ma seda ei märka, vaid mul ei jätku selle jaoks ruumi. Ma näen, et see on nagu nii mõttetu ja see toodab ju juurde negatiivsust, seega nagu milleks toota juurde midagi, mida me tegelikult ei taha. Jah, et sellega mingi hetk muutub võimatuks sellega kaasa minemine. Et ma olen nagu märganud, et jah, et isegi kui see nagu tuuakse teemaks, siis see lihtsalt ei haaku. Ja kui sa nagu tunned, et see ei ole võimalik sellel hetkel midagi muuta, siis sa lülitad nagu täielikult välja või ümber, et sa ei suuda nagu häälestuda isegi nendele teemadele nagu nii-öelda lihtsalt niisama vestlemiseks. Et kui seltskonnas tuleb kuskil jutuks jälle sõda või mingisugune muu asi, et siis ei ole võimalik kaasa minna sellega. Et puuduvad arvamused, puuduvad nagu poolte valikud, puuduvad sildid. Ja just, et sa nagu aksepteerid, sa näed, aga sa ei lähe sellega kaasa, sa ei anna oma energiat sellesse, et sellest nagu niisama rääkida või niisama suusoojaks rääkida sellistest asjadest, et see ei vii nagu nii kuskile. Et paljud teemad muutuvad niimoodi. Ma olen ka tähele pannud, et selle enesearengu ja enesearmastuse teel ma olen kordades läinud nagu justkui empaatilisemaks, ehk siis ma tegelikult märkan rohkem, mis minu ümber toimub. Ma tunnen teiste inimeste emotsioone, tundeid, aga samas ma nagu ei ela neid niiviisi läbi, et ma hakkaksin nagu, ütleme siis nagu nende elu elama või siis nagu neid sildistama, ehk siis ma tunnen, mida teised inimesed tunnevad, ma näen, et nad, kes siis sõdib ja kes siis on kuskil augus omadega, ehk siis ma tunnen neid, ma näen neid, ma tunnen neid, ma tajun neid, aga ma ei lähe kaasa, ma ei lähe nagu kaasa sellega. Ehk siis ma olen sa ei võta omaks neid emotsioone. Et ma olen läinud mega empaatilisemaks veel rohkem, kui ma enne olin, aga ma ei lähe kaasa sellega. Ma võtangi nagu sellise neutraalse positsiooni. Ja mulle nagu sobib see nagu kõige rohkem. Just. Et see annab nagu sellise võimaluse jääda nagu vaatlejaks igas olukorras. Päike on silmas. Päike veel. Vau. Sul ei ole päikest veel või? Ei, mul on praegu palju pilvi, päikest veel ei ole. Kas sa saad vaadata, kaua me siin olnud oleme? Vaata, kui sa vajutad näpuga sinna laivi peale. Laivi kooni peale, et kaua me siin olnud oleme? Ta ei näita mulle. 53-35 oli just täpselt. Juba. Ja panid tähele ilusat numbri kombinatsiooni. 53-35. Okei. Et hakkame siis vaikselt vist otsi kokku tõmbama. Issand, ma pole alustanudki. No just täpselt, et tundub, et me peaksime siin, et ma arvan, et sellest esimesest tuleb niimoodi väike selline seeria äkki. Aga mingi teema, mida ma veel tahtsin jätkata, oligi see võltspositiivsus, et ma näen, kui paljud inimesed meie ümber tegelikult ütlevad endale hommikul, ma armastan ennast, ma olen väärtuslik, ma olen oluline, aga tegelikult nad ei tunne seda, ehk siis nad kogu aeg püüavad läbi nende erinevate praktikate ja sildikeste ja loosungite, mida nad seina peale kleebivad,
justkui siis nagu ennast panema seda tundma, aga tegelikult nad ikkagi ei jõua selle kohaga kontakti, et nad päriselt tunneksid, sest et see ongi nagu tegelikult selline trikikas koht jälle. Ja trikikas koht, et kas sa tegelikult päriselt tunned ennast armastatuna ka ilma nende sildikeste ja ilma ütlemata, et iseendale, et ma olen nagu, ma ei tea, armastusväärne ja et kas sa päriselt siis ka tunned, kui sa kõik selle välis jätad ära, on ju. Et see on niisugune trikikas koht, mida ma näen, et see võlts positiivsus, et ma olen ka ise selle koha läbi teinud. Ma olen kõik kohad, etapid läbi teinud. See ongi see nii-öelda see lõks või see ongi see nii-öelda see kolmas maailm, mida ma nagu enne mainisin, et kus jäädaksegi nagu päriselt tegelikult on väga kahju, inimesed jäävadki sinna lõksu nagu kinni. Ja neil puudub see kontakt iseendaga ja nad ise ei taipagi sellepärast, et inimesed, kes neile seda õpetavad ja kes seda juhendavad, need inimesed ise ei ole samamoodi iseendaga ju kontaktis. Et siis ongi nagu hästi lihtne sinna lõksu langeda ja see hoiab neid tegelikult päris pikalt üleval, sest see muster ju, see nii-öelda toimib ikka, et see, mida sa ütled ja seda sa paljundad, et jah, sa usudki ja mingi aeg see kannabki sind. Ja see kannabki sind võib-olla välises elus tegelikult päris hästi. Võib-olla sa isegi suudadki luua endale selle nii-öelda oodatud külluse ja kõik selle manifesteeridki omale, kõik selle toredad asjad sinna ellu, millest sa oled eluaeg unistanud. Aga sellega kaasneb ikka see, et sa ei lahenda ära endast seda nii-öelda sisemine rahulolu, see hinge rahulolu, et see jääb ikkagi kuskil alati kripeldama. Et seda on nii selgelt tegelikult näha nende nii-öelda võlts positiivsete inimeste selles välises elus. Et sa vaatad talle silma, ta räägib sulle neid säravaid loosungeid, aga sa näed, et tegelikult tal on hing haige sees, et ta ei ole tegelikult omaga kontaktis, et ta võtab hästi kergelt üle kõik võimalikud need õpetused, et siis käiaksegi nagu hästi sageli ühest teraapiast ja praktikast teise, et iga päev on mingi praktika ja siis ma olen tohutult vaimne ja siis ma saan nagu kõik, siis ma loon oma elu ja olen tohutult õnnelik. Et aga sageli see ikkagi nagu kulmineerub mingit laadi krahhiga ka nende inimeste elus, sest kui see nagu päriselt nii. Räägi. On tagasi. Et sageli ongi, et see ikka tegelikult kulmineerub nagu mingisuguse sellise krahhi või valusa löögiga, et kui sa ikka ei hoolitse oma hinge eest, et kanna oma hinge eest hoolt, on ju, et siis olete nagu kantud ja hoitud, et see võlts positiivsus kannab sind mingi aeg, aga ta ei kanna sind lõpuni, ta ei vii sind sinna sügavasse rahulollu ja kontakti iseendani, kus sa saad siis nagu tõesti päriselt loojaks. Jaa, ootan, mul tulid veel erinevad teemad sinu jagamisega. Aga 3 teemat oli praegu, ma proovin nüüd meelde tuletada. Esimene ongi see, et tegelikult see võlts positiivsus on ju tiba parem kui see, et sa oled kogu aeg negatiivne. Absoluutselt. Ja minu puhul siis, kuidas mina olen nagu selle saavutanud, nagu selle, et ma päriselt olen endaga kontaktis, ongi see, et nagu need baashaavad olen ära tervendanud, ehk siis enda sisemise lapse olen nii risti pulki igal moodusel ära tervendanud ja olengi rahu teinud siis nagu oma lapsepõlve kasvatusmeetoditega, ehk siis nagu sellised baasvundamendi olen nagu korda teinud. Ja see on olnud minu jaoks nagu selline võtmesõna ja täna ma saan aru, et ka võtmesõna enesearmastuse teel on minul olnud see, et ma luban endal kogeda kõiki emotsioone, ehk siis ma ei tee ühtegi emotsiooni valeks, et kui ma nüüd tunnen negatiivset emotsiooni, et siis ma ei armasta ennast ja ma olen halb ja nüüd ma peaks ennast kuidagi mingil moodusel justkui nii-öelda tundma vähem olulisena või hakkama üldse karistama, näiteks, et kui ma teen mingi valelükke või mingi valet lüket ei ole tegelikult, see on lihtsalt ei ole. Aga minul oli kunagi selline muster, et kui ma tegin midagi enda arust valesti, siis ma tahtsin ennast nagu justkui karistada, et ma ei ole nagu piisav, ehk siis võtsin ka nagu sellise lapsepõlve mustri. Ja kui ma need ka läbi närisin ja siis kui lõpuks hakkasin tundma kõiki emotsioone, mida ma tegelikult tunnen, lubasin neid välja, lubasin neid kogeda ja vaatlesin neid ja siis nii-öelda hakkasin nende emotsioonidega tööd tegema, et miks ma nii tunnen ja kust on tulnud selline uskumus ja ühesõnaga hakkasin nagu neid ka tervendama, siis ma
lõpuks jõudsin sellesse kohta, kus ma saangi öelda, et tõesti sihuke ilus koht, kus mina ise olen oma enesearmastusega, et see on nagu, nüüd ma tunnen, et ma olen jõudnud kohale lõpuks, aga see ongi olnud selline 2 aasta pikkune tee. Ja kui nüüd tegelikult päris aus olla, siis sellel teekonnal puudub see koht, kuhu kohale jõuda. et me ikkagi areneme edasi sealt maalt. Areneme edasi. Tuleb ikka niimoodi spiraali mööda jälle juurde ja juurde, aga siin on nüüd see koht lihtsalt, et kuidas me ennast sealjuures tunneme ja kui teadlikult me neid lahendame ja kui palju see meid nii-öelda puudutab ja selles mõttes, et need lihtsalt lähevad, need muutuvad natuke teistmoodi. Ja kõik läheb kuidagi kergemaks ja lihtsamaks. Kergemaks, just, et kui me algul käime seal, ütleme, miinuspoolel niimoodi üles-alla ja hästi niimoodi sügavalt, et siis see nivoo nagu tõuseb, et me käime seal plusspoolel niimoodi juba oluliselt sujuvamalt ja liigume järjest ülespoole. Et aga see ei lõpe kohe kindlasti, et kui ta ära lõpeb ta siis, kui meie keha otsustab siit ära lõppeda, eks ole. Et see teekond ei lõpe kunagi, et tihti ka arvatakse nagu seda, et kus on jälle see üks selline ohukoht, kuhu tihti jõutakse ja siis ongi, et nüüd ma olen kohal, et nüüd ma olen see valgustuna, et nüüd ma olen kohal, nüüd mul on kõik hästi, mul on kõik selge ja siit maalt enam ei ole vaja enam kuskile minna ja mina olen kohale jõudnud. Et nüüd ma olen see lõplikult tark ja lõplikult osav, et nüüd mul ei ole kuskile enam areneda. Mina tunnen tegelikult ju on. Ja mina tunnen hetkel, et ma olen nagu jõudnud justkui kohale, aga ma näen, et ka siit saab edasi minna nii palju laiemaks. Lihtsalt see avaneb kõik ja järjest avanevad uued uksed, kuhu minna ja see avaneb järjest põnevamaks ja järjest nagu selliseks huvitavamaks ja see muutub nagu selliseks, ütleme nagu mänguks, et siis sa oskad nagu, et me ei võta enam kõike nii isiklikult, me ei võta neid traumasid. Nii. No, olen tagasi. Ei ole. Oled tagasi. Nii, nüüd olen tagasi. Et sest mingist kohast, kus me nagu jõuame selle kontaktini iseendani, siis muutub see, lihtsalt need mäng muutub. Et see tase läheb nagu no seda ei taheta lasta mulle öelda. Kuulen. Et ei taheta lasta mulle öelda seda salajast infot. Ütle ruttu ära. Et see mäng muutub, et see level on nii kõrge ja see muutub nagu nii selline, et kus ei võta nagu midagi enam nagu selliselt isiklikust seisukohast, et see muutub nagu kõrvaltvaatajana mängus, kus sa osaled mingis rollis ja siis võtad neid rollid nagu hästi kiiresti, nagu mängid läbi ja kuidagi selline, see mäng muutub lihtsalt tohutult põnevaks. Ja siis mingil hetkel sa saad aru, et sa ise lood seda mängu. Ja siis sa lood ise kõik need olukorrad, aga sa lihtsalt tabad need ära ja siis hakkad nagu, tekib see mängulisus, et mida kõike ma olen võimeline veel looma. Ja see on nii põnev. Ja siis sa võtad lood ja lähed niimoodi mööda seda spiraali üles, et see on nagu nii siukene power, see annab nagu nii palju jõudu tegelikult. Et mida rohkem me sellest kõigest madalast nagu vabaneme, et põhimõtteliselt me tõusemegi lendu ju. Ja sellel hetkel, kui mina ka seda taipasin, et oh my god, ma olen kõik need hetked ja olukorrad oma elus loonud. Ma olen selle enesearmastuse tegelikult ise ju loonud, võttes vastutuse. Ja ma saan aru, et kui ägedaks elu läheb, sest ma saan ise luua seda teerada. See on nagu nii põnev. Ehk siis elu ei juhtu enam minuga, vaid mina ise siis nii-öelda loon on ju kõik need olukorrad läbi enda sisemise sellise emotsionaalse ma ei tea, tasakaalu või sisemise tarkuse. Ja elu ongi nii põnev nagu, see on nii põnev lihtsalt. Ja sealjuures ei ole mitte põnev ainult märgata neid positiivseid asju, sest neid me tihti ei pane isegi tähele, me libiseme nendest nagu üle ja läheme nendest läbi ja me voolame, me oleme nii sellised, ütleme, nii hoitud ja nii kantud, aga kõige põnev on minu arust. Et nii, kas olen tagasi? Ei ole veel. Nüüd, et kõige põnevamad on ju tegelikult need, mitte need positiivsed kohad, kust me läbi liigume ja mida me kogu aeg loome, vaid just need
sellised keerulised nüansid, et kui me loome neid kogemata midagi sellist, me hakkame mingi crap'i looma, et siis me nagu märkad nagu seda kohe ja sa paned kohe sellele piduri. No nii, kuulan. Sa rääkisid, et need positiivsetest on kerge läbi minna, aga raskustest, nende oskus. Ja just, et see on nii, ja nii äge on nagu märgata neid, et nagu taipad koheselt, et kui alguses on nagu ei pane tähele, kuidas need nii-öelda negatiivsed olukorrad loodud on, siis järjest rohkem hakkad ka neid nagu märkama. Ja mida ma olen tähendanud, siis tegelikult need on, me loome neid nii imelihtsate asjadega ja see on tihti nagu suhteliselt halen naljakas nagu märgata, et missuguse jaburuse sa suudad nagu ise endale kokku luua, kui sa kogemata astud rajalt kõrvale või kui sa nagu lased millestki ennast nagu korraks häirida või välja tuua või lased nagu ennast puudutada millelgi, mis ei oleks pidanud sind puudutama, et siis see crap'i loomine on ka vahest nagu nii lihtne ja see on nagu nii naljakas, sest need on nii totakad situatsioonid sinna otseses mõttes. Mulle meeldibki täna öelda, et sama lihtne nagu on sitta luua, on tegelikult võimalik, sama lihtne on ka maagiat luua, ehk siis tegelikult on mõlemad sama lihtsasti käivad. Absoluutselt. Tee sa valid nagu. Täpselt. Aga siin on nagu see, et seda head me ju igatseme, seda head me tahame nii väga saada ja sellele me loome nii palju suuri ootusi kogu aeg ja nendest headest soovidest on raske nagu lahti lasta või vabaneda, et me paneme endale need nii-öelda eesmärgid ja siis me ootame seda tulemust hästi kiiresti, hästi kohe ja me tahame nagu seda saada. Me tahame seda nii väga saada, et isegi kui me paneme selle loomisprotsessi käima, siis me iga hetk hakkame mõtlema selle peale, et me ei suuda seda nagu mõtetest vabastada tihti. Et siis on jälle see, et selline check käib iga päev, et kas nüüd juba, et millal juba, eks ole, et võiks juba juhtuda. Aga siis, kui me mingisugust jama loome, siis me ei keskendu sellele. Siis me loome selle automaatselt suure kergusega tavaliselt, et klips ja tehtud. Ja siis mõtleme, et kust see nüüd tuli, aga siis keri natukene tagasi ja vaata, mis see peas nagu toimus sel momendil, et mida sa teinud oled. Me inimestena ei oska nagu tagasi kerida ja vaadata, kuidas mina selle olukorra lõin. Et me isegi ei teadvusta, et me ise oleme selle olukorra loonud, mis meil on täna hetkel käes. Ehk siis vaadata nagu 2 sammu tagasi, et mis juhtus, mis siis juhtus, millised su mõtted olid, mis su tegevused olid, nagu mis siis juhtus nagu? Ja tegelikult ei olegi vahest rohkem vaja ühte mingisugust totakat mõtet, mis tuleb kuskilt mingi emotsiooni peata. Et kas või suvaline näide, ütleme nii, et miski selles välises elus nagu korraks nagu trigerdab sind ja käib väike sähvatus ja siis on nagu ikka harjumusest ja peast ja pagan küll ja siis nagu tuleb see reaktsioon või see emotsioon, mille jaoks või mingi sükene miks ta küll nii tegi või tahaks nagu kiruda või vanduda korraks ja siis samas hetkel on niimoodi, et naksti lõikud näppu endale ja siis mõtled, mis asi see nüüd oli. See ongi täpselt see, et mida sa tegid just hetk tagasi, et keda sa kirusid, et sa just nagu vandusid või nagu selles mõttes, et sa saatsid endast välja nagu midagi sellist, mida sa ei oleks pidanud saatma, et sa reageerisid mingi emotsiooni pealt ja siis sa kohe laksti nagu endale selle emotsiooni, et täpselt samamoodi, et sa lööd endale ära, ma ei tea, tänaval varba kuskile kivi vastu ära, et siis nagu tõmba kohe nagu tagasi ja mõtle, mis sellel hetkel nagu peas käis, et mis mõte see nagu oli, ja mida meie teeme, süüdistame kivi, kuradi kivi. Just, ja siis on see, ja minuga juhtub alati niimoodi, see on loomuses juba, et ma käin ja minuga juhtuvad alati sellised asjad. See on väga ohtlik lause, mida endale öelda. Jälle minuga juhtub see, minuga jälle juhtuvad. See on nii tavaline, see olengi mina. Et see on nagu see koht, mida öeldakse. Jaa, energeetiliselt on ju see nii ohtlik lause tegelikult, mida endale öeldakse. Absoluutselt. Genereerid seda jama juurde. Täpselt, ja siis imestatakse, miks ma selline jamamagnet olen. Aga ma olengi see jamamagnet. Ja siis see musti loob ennast ise. Meile meeldib ju öelda ka, et ma sündisingi sellisena, et ma olengi selline jamamagnet ja mul ongi kõik halvasti ja siis imestame, et aga miks siis on, aga sellepärast ma sündisin ja siis ongi loogiline vastutus on ära antud ja ma ju lihtsalt olen selline ja siis ega siin ei ole minu teha midagi. Elu lõpuni pean jääma ja
ja elu lõpuni peab olema ja sest kui juba nii on, siis mis oli, see ikka jääb ja see on see kinnistunud mustrid, et neid on nii palju. Nendest võiks nagu terve igaviku lihtsalt rääkida. Ma kella öelda. Ikka me lõpetama, ma ei taha kauem väga olla, kuigi tegelikult tund ja 10 minutit saab meil kohe täis. Mis see päris kell on praegu? Päris kell peaks olema 13:20. Okei, ma pean lõpetama. Okei. Rohkem rääkida. Aga meil on alati võimalus uus saade teha. Meil on alati võimalus järg teha. Live 1.11 või? Issand, kui lahe. Mul viskab ette praegu. Kus sa seda võtsid? Ma ei tea, mul näitab praegu 1.11. 1.11 on minutid, jaa, muidugi. Sa vaatasid nii õigel hetkel, see on meie laivi pikkus. Aga see on ju imeline koht, kus lõpetada. Ja teine kord jälle tagasi tulla. Nii äge oli rääkida. Silmanurgast olen jälginud, et siin mõned inimesed siin vahepeal olid meil kui päris laivis vaatamas. Aga aitäh sulle, Maris, et sa olid tulema. Nii tore oli sinuga rääkida. Aitäh kõigile, kes siin laivis niimoodi pisteliselt meid vaadanud on. Ja mis siin ikka, järgmiste kordadeni, ma arvan. Ja enesearmastuse leidmiseni, kes veel seda leidnud ei ole. Just, et kes ei ole leidnud, see loodame, et varsti leiate. Praegu on nagu nii pöördelised punktid, et elab see kuu varjutus niimoodi hästi positiivsel vainel üle. Et praegu on hästi raske aeg tegelikult energeetiliselt selline segane, et need, kes ei ole endaga veel väga sügavas kontaktis, siis nendel võib väga valus praegu olla. Et siis teile kõigile ärge üle muretsege. Olge rahulikud, viibige võimalikult palju looduses. Nii palju, kui seda valget aega on, minge püüdke õues olla ja võtke end. Ja näeme järgmiste kordadeni. No, aga tšau! Tšau!